Umbes 50 aasta jooksul on kliimatingimused kogu maakeral soojemaks läinud ja meil suurematel laiuskraadidel on see soojenemine olnud suhteliselt suurem. Kuskil troopikas ilmselt eriti seda ei täheldada ei saa, aga mida suurematele laiuskraadidele, seda enam on see temperatuur olnud ja Põhja-Jäämere piirkonnas eriti, kus see püsijää ulatus vähemaks jäänud on. Kui nüüd vaadata Eestit ja eelkõige talveaega, siis siin on see temperatuuri tõus olnud kõige suurem. Ma olen niimoodi rehkendanud neid soojenemisi väärtusi ka niimoodi dekaadi või 10 päeva kaupa ja huvitaval kombel just see veebruari 2. dekaad, kui tavaliselt Tartu maraton toimub, et seal on just nagu kõige suurem see soojenemine olnud. Sõltuvalt perioodist, mida vaadata, see võib olla isegi mingi 4-5 kraadi, mis on ikka hirmus suur soojenemine. Ja sellest tulenevalt siis tingimused talispordi harrastamiseks on kehvemaks jäänud. Ilmastik on ebapüsiv ja mõnel aastal peaaegu nagu üldse niisugust püsivat lumikatet ei teki. Ja on enamus selliseid aastaid, kus vahepeal nagu on head tingimused, siis pole jälle. Et nagu ma üldiselt olen ütelnud, et kui mingiks tegevuseks soodne ilm on, siis tuleks seda kohe ka kasutada, mitte jätta ootama näiteks, et järgmine nädalavahetus suusatama minna, et see mitte veel. Ja see, mis tulevikus hakkab tulema, seda siis teadlased üritavad kliimamudelitega prognoosida. Ja need projektsioonid näitavad seda ka, et tõenäoliselt ikkagi see soojenemine, mis on siiani juba toimunud, et see ikkagi ka jätkub. Ja mitte ainult siis külma poolaastal, vaid ka soojal poolaastal. Kuumalained on sagenenud, kuumalained on pikemaks läinud ja see temperatuur kuumalainete puhul on kõrgem olnud, nii et minu analüüsiperiood vist algas 1951. kuni nüüd kaasaega välja ja jämedalt võib öelda, et kõik need kuumalainete näitajad umbes 2 korda on tõusnud. 2 korda, mis on ikkagi ka inimestele täiesti selgelt tajutav muutus.